asutus jääb pärast julget põgenemist ärevusse. Ma ütlesin härra Mätt, mine vannituppa, keegi ripub laest. Olgu. Aga see põgenemine ei läinud päris plaanipäraselt. Kas sul on kuskil valus? See on Inside the Crime, mida esikleb Law and Crime. Mina olen Elisabeth Milner. Tahame teid väga tänada, et olete seda juhtumit koos meiega jälginud. Saame teile seda lugu tuua tänu meie imelisele partnerile Morgan & Morgan. On põhjus, miks Inside the Crime on üks YouTube'i populaarsemaid tõsielu kuritegude saateid. Samamoodi on põhjus, miks Morgan & Morgan on Ameerikas suurim isikukahjuasjade advokaadibüroo. Rohkem kui 35 aastat on nad võidelnud inimeste eest ja saanud oma klientidele tagasi üle $30 miljardit. Tõestus peitub nende senises töös. Rohkem kui 1000 advokaadiga üle kogu riigi 100 kontoris on Morgan & Morgani palkamine nagu armee palkamine, kes läheb teie eest lahingusse. Meeskond, kes võitleb kõvasti, et oma klientidele välja teenida vääriline hüvitis. Kõik advokaadibürood ei ole ühesugused. Kui palkate vale advokaadibüroo, võite kaotada juba enne alustamist. Kui te kunagi saate vigastada, võite pöörduda Morgan & Morgani poole ning nende tasu on tasuta, kui te ei võida. Lisateabe saamiseks võite minna aadressile forthepeople.com /inside the crime, klõpsata all oleval lingil või skännida oma ekraanil olevat QR-koodi. Politsei sõnul üritas ta põgeneda parandusasutusest otse vannitoa laeplaadi kaudu, kuid tema sõnul on põhjus, miks ta väidetavalt põgeneda üritas. On 24. veebruar 2026, oleme Bowling Greenis, Ohios. Kell on peaaegu 9 õhtul, kui Bowling Greeni politseijaoskonna ametnikud saadetakse loode kogukonna parandusasutusse. Nende veebilehe andmetel on loode kogukonna parandusasutus karistusvõimalus täiskasvanutele, kes on süüdi mõistetud raskete kuritegude eest. Seega on elanikel, nagu neid nimetatakse, rohkem privileege kui vanglas olles. Aga üks elanik püüdis seda ära kasutada. Kas on Kyle? Kas ta on ikka veel seal sees? Meil pole aimugi. Olgu. Ma palun USB maanteed kontrollida. Olgu, 62 peakorter. Kas saate võtta ühendust OSP-ga ja paluda meil kontrollida piirkonna maanteed, juhuks, kui ta läks sinna? Bowling Greeni politseiosakonna juhtumi aruande kohaselt otsiti 40 aastast Trisha Lane'i. Teda hoiti asutuses kriminaalhoolduse tingimuste rikkumise tõttu, kusjuures algne süüdistus oli väidetavalt narkootikumide omamine. Politseiosakonna andmetel teavitas üks teine elanik asutuse töötajaid, et Trisha ronis vannitoas õhutusšahti ja teda pole sellest ajast saadik nähtud. Üks tüdrukutest tuli sisse ja ütles, et nägi tema jalgu. Olgu. Ja ma olin teisel pool, tegeledes hoopis teise olukorraga, kui ma siia tagasi tulin. Temast polnud enam mingit märki. Olgu, kas te olete kõik inimesed füüsiliselt üle lugenud? Ma usun, et nad ei ole seda veel teinud. Olgu. Kas sa tead? Ja. Tahad mõlgedele minna tee? Oota korraks. Kas tahad hakata hoonet jalgsi ümber käima? Ma arvan, et me oleme seda juba teinud. Toome ka drooni kohale. Politseinik rääkis elanikuga, kes põgenemisest teatas. Ta ütles, et kuulis kuulujuttudest, et Trisha kavatses seda terve päeva teha. Teid ei süüdistata üheski kuriteos. Meie ei pea teid kinni, aga kuna teid peetakse kinni, siis ma lihtsalt annan teile teada teie õigustest, eks? Olgu, ma saan siit ise hakkama. Lihtsalt, et teaksite. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse teie vastu kohtus kasutada. Teil on õigus konsulteerida advokaadiga ja advokaat võib olla ülekuulamise ajal kohal. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat enne ülekuulamist tasuta. Kas te saate nendest õigustest aru? Jah. Seda silmas pidades, kas soovite küsimustele vastata? Olgu, mida te nägite? Ma istusin laua taga otse selle ukse kõrval, kust avaneb otsene vaade vannituppa. Olgu. Ma nägin, kuidas Preili Gray hoidis invaust. Ja see, kuidas ta seda hoidis, oli kuidagi imelik. Ja ma nagu kogu aeg jälgisin, et mis toimub. Ja isegi minu telefonikõnes oli kuulda, kuidas ma hetkeks vaitisin. Mõõde ütleb, hallo. Okei, nii et te räägite salvestatud liinidel. Okei. Ja siis ma lihtsalt natuke eirasin seda, aga siis ma nägin, kuidas keegi hüppas püsti. Ja siis ma hakkasin vaatama. Ja siis, kui April läks invatoletti, nägin ma Lane'i jalgu hüppumas. Ja siis ma hüüdsin härra Mätti. Ma ütlesin, härra Mätt, mine vannituppa, keegi ripub laest. Okei. Ja siis ta seisis vannitoa ukse taga, tegi oma asja ja ma ütlesin, ei, mine sinna sisse, ta põgeneb. Ja siis kõik jooksid. Pärast seda... Siis pandi teid luku taha, ma arvan. Ja, okei. Ja kohe tehti ka kohapealne ülelugemine. Ja, ei, nad panid meid kõik sinna.
ma ei usu, et nad meid lugesid enne, kui teie kohale jõudsite. Okei. jah. kõlab hästi. Kas sul meenub midagi märkimisväärset, mis sulle meenub? Ei, midagi ei tule meelde. Noh, ei, sest see oleks kuulujutt. ma mõtlen kõik ütlused, mida ma mõtlen. Täna varem räägiti kuulujuttudest, et ta ütles, et võtab oma luku ja lööb akna sisse, et ta lihtsalt ronib üle aia. Okei. Ja siis rääkisid teised inimesed blokis. See juhtus nagu silmapihtsalt, see oligi nii. Okei. Nii et ta on seda juba mõnda aega planeerinud. Okei. Lihtsalt selle põhjal, mida teised inimesed räägivad, mida sa seal näeksid. Ja sa ütlesid, et see algas täna. Jah, okei. No, me märkasime, et see algas täna. Okei. Jaa. Kõlab hästi, aitäh. Tänan teie aja eest. Aitäh. Juhtumiraporti kohaselt nägid politseinikud, et kaitsekate oli laest asuva panipaiga küljest eemaldatud ja selle kaitsekate kohal blokeeris torustik ülejäänud ava. Päritas sulle, kui ma seda tegin, et ainus põhjus, mis ma siin olin, oli see. Kui sa tahtsid lihtsalt hooldussaali minna, siis seal on nagu trepp. ma ei oleks üllatunud. ma sooviksin, et oleks siin üks teist. Oota korraks, ma pean redeli ära tõstma. Liigutan kätt. Ei, ma peaksin ise saama vaadata. Ei. Ma ei näe midagi, aga ma ei pane oma pead sinna üles, et peksa saada. Politseinikud ei tea, kui kaugele Trisha on selleks hetkeks jõudnud, aga nad arvavad, et on võimalus, et ta võib olla katusel. Kas te tahate mulle öelda, et matkaauto tuba on redelist eemal, nagu seal, kus tekst on? Jaa. Ma lähen, kui sa tahad oodata. See on selge. Oogu. 62 peakorteri hooldus annab mulle ligipääsu tehnilisse ruumi, et saaksin proovida sinna teisele korrusele jõuda. See ei ole minu oma, ma arvan, et see on sinu oma, kas pole? Jah. Saad seest katusele minna. Aga ma mõtlen, et ma arvan, et võti on sinu juures. See on selge. Tuleb veel üks üksus. Tema perekonna nimi on Haas. Sa proovid minuga kohtuda, et me saaksime sinna üles minna. Olgu. Okay. See on alati lahe. Kas sa tahad, et ma lihtsalt ukse juures seisan? Lihtsalt lase mu partner sisse. Hästi, me hakkame siitkaudu ala läbi kontrollima. Jaa. Kus see võti käib? Parker, tule minuga üles. See on selge. Tundub, et sinu kõige tõenäolisem väljapääs on läänes. Ma ei usu, et ta läheks sinna, sest sellel pool on aed ees. Ma lähen alla. See on otse siin alla, aga ma ei tea, kas siin on piisavalt suuri ventilatsiooniavasid, kus ta välja pääseks. Ta võib ikka veel lae juures olla. Tšaa. ...62 peakorter.
Ükski neist laeventilatsioonidest ei tundu piisavalt suur, et keegi neist läbi mahuks. Ta peab ikka veel hoones sees olema. Negatiivne seal sees on sisemine redel, mida me peame kasutama, et üles saada. Nii et uks, millest ta välja läks, on see avatud uks otse nende akende vastas siin. See lahtine vannitoaks, jah. Ma saan aru. Nii et see oleks olnud otse selle kohal, kus me just enne seistasime. Olgu, hästi. Lähme tagasi sisse. Kuna Trishat pole nähtud, jälitavad politseinikud tema samme ja lähevad tagasi kohta, kus ta väidetavalt põgenemist alustas. Ma tahan lihtsalt kinnitada, kas te saate veenduda, et olete inimesed päriselt üle lugenud? Kas tegite? Hästi. See on võimalus paljudele inimestele. Te peate võib-olla selle ukse teistpidi avama. Sa võid selle mati sealt välja tõmmata. Ma toetan sind sellelt poolt. Juhtumiraporti kohaselt ei kuulnud ega näinud politseinikud Trishat, kui nad esimest korda vannituba läbi otsisid. Aga mäletad, kui ma varem ütlesin, et nad märkasid ka mingit torustikku, mis blokeeris ülejäänud avalae ventilatsioonis? No, raporti kohaselt leidsid politseinikud pärast torustiku eemaldamist selle, keda nad olid otsinud. Trisha oli endiselt lae sees peidus. Ta on endiselt hoones sees. Loodiuses ta on otse selle vannitoa kohal, kus ta parasjagu on. Kas Nancy saab sealt kõrvalt midagi eemaldada? Jätka, liigu minu poole edasi. Ja. Mul oli see käsi õigesti. Kuuskümmend 2 maakonna dispetšer, me oleme nüüd hoones sees. Ta on endiselt lae sees. See nõudis veidi manööverdamisruumi, aga Trisha tuli lõpuks alla. Proovi A tees anna tulla. Sa võid meid kasutada oma heli jaoks. Ma ei tea, kas sul on kuskil valus? $50 Navajo maakonna rahaettevõte. Jaa. Ei, oota korraks. Kas sul on midagi kaasas, mis võib meid torgata või vigastada? Mingid relvi või midagi? Mul on prillid ja minu asi. Olgu. Me viime ta autost välja.
aitäh! kas sa pargid siin väljas? Ma olen otse nende uste ees, foyeest viivate uste ees. All good. me võime lihtsalt siitkaudu välja minna. ma võtan sulle, aitäh! hästi, me läheme kohe sinna, et helistada ühele neist. see peaks olema lahti. kas sul on midagi kaasas, mida me märkamata jätsime? kas vanglasse jõudes leitakse midagi, mille eest saad süüdistuse? sinu telefoninumbrid, need on minu juures. ära haara millegi järele, lihtsalt jäta see sinna. hästi, nii et hei sõber. ma ei tundnud kedagi ära. aga lõpuks tundsin ühe ära. direktor Tom muide. on see, et teda hinnatakse. midagi muud pole probleemiks, nii et jah, me lihtsalt jah, kui te tahate ta kaasa võtta. ja me võtame ta kaasa. see säästab meid vaevast. Ja me viime ta üle. ja hindan, et te nii kiiresti kohale tulite. kõik saab korda aetud. kas me vajame teilt veel midagi? mul on tema olemas, direktor on sealsamas. temaga arvestades lihtne, jah, päris lihtne. okei, kas te vajate meilt veel midagi? ta on siin, viime ta kõrvalmajja vanglasse. nii et meil on siin väike formatsioon. All good. ta saab piisavalt uusi süüdistusi, et me saaksime põgeneda. ta pidi juba homme vallandatama, ma arvan, et ta tõi selle endale ise kaela. see on hea. aitäh. ma viin ta sinna. aitäh, kutid, see on hea. hästi, hoia end. kas see kahjustab veel midagi? meie teada mitte. võib-olla see kruviauk on kattepaneelil. kas soovite ta süüdistada vara kahjustamises? All good. kui on mingeid kahju, siis lihtsalt helista. me ajame selle korda. lahe. tänud, kutid. tänud. nii, kas ta tuli alla? jah, ta sai aru, et tal polnud käsku üles minna ja välja minna. ta ütleb, et maakonna üksus jäi sinna, kuni me katust kontrollisime. ma olin piisavalt pikk, ta piilus nurka, seal ta oligi. kas ta oli nagu? kas te seal üleval kuulsid sahinat, eks? ta oli selline. kui ta liikus, siis me kuulsime teda, aga kui me lihtsalt tahtsime sinna minna ja redelit liigutada, siis me ei kuulnud midagi. me ei saanud sinna sisse. ja siis ma kuulsin, ma arvasin, et keegi on tualetis kabiinis. ma mõtlesin, kas keegi on kabiinis ja nad ütlesid, et ei, see oli tema seal lae sees. kui me alguses seal sees olime, siis ma ei kuulnud teda üldse. ma ei näinud seda. see ei saa kuidagi korralikult kinnitatud olla. noh, me saime siit välja umbes 5 minutiga. ma oleksin ka üles saanud. Trisha Lane ei pidanud saama loode kogukonna parandusasutuse elanikuks. selle asemel saab temast Woody maakonna vangla kinnipeetav. kiirelt, enne kui me sinna sisse läheme. sul on õigus vaikida, kõik, mida ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. sul on õigus konsulteerida advokaadiga ja advokaat võib olla ülekuulamise ajal kohal. kui sa ei saa endale advokaati lubada, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist tasuta. kas sa saad neist õigustest aru? see võib olla üks küsimus. Bowling Greeni politseiosakond kustutas järgmise öeldu, aga siin on, mida juhtumiaruanne ütleb. Saabudes Woody maakonna vanglasse, teavitasin Lane'i tema Miranda õigustest. Lane nõustus ülekuulamisega ilma advokaadita. Kui temal küsiti, ütles Lane, et ta ronis sinna üles, et pääseda lae ventilatsiooni juurde. Lane ütles ka, et ta lihtsalt lükkas ventilatsiooniava ja sisemise torustiku kõrvale, et pääseda lae kohal olevasse ruumi. Lane ütles, et miski ei hoidnud ventilatsiooniava ega torustikku paigal. Kui temalt küsiti, miks ta üritas asutusest põgeneda, ütles Lane, et ta oli olnud väljaloal ja kohtunud oma poissõbraga. Lane ütles siis, et kuidagi juhtus nii, et ta andis positiivse uriiniproovi. Edasi öeldakse, Lane'i vara hilisemal inventuuril vanglas leiti turvamutrid ja turvikruvi
mida ta oli enda juures varjanud. Ja mina ei leidnud neid läbiotsimisel vahistamise käigus. Ma võtsin nii mutri kui ka kruvi hoiule ja panin need tõenditena hoiule. Uudistekanaali WDBG andmetel esitas Woodi maakonna suuržürii 4. märtsil 2026 Trisha Lane'ile süüdistuse põgenemises ning vara kahjustamises või ohtu seadmises. Kõik Woodi maakonna šerifi büroo andmed näitavad, et selle salvestuse seisuga on Trisha Lane endiselt Woodi maakonna vanglas. Tema järgmine kohtuistung on kavandatud 27. aprillile. Aitäh, et kuulasite saadet Kuriteo seespoolt. Mina olen Elisabeth Milner ja kohtume teiega siin taas homme uue juhtumiga.